Mina olen Jaana ja see on minu kodu sündimise lugu. See maja oli esmakasutuses 1935, aga minu ema oli 5-aastane, kui minu vanaema ja vanaisa selle maja ostsid. Siin ma veetsin päris pikalt oma lapsepõlves aega ja kui ma juba ise gümnaasiumisse jõudsin, siis ma käisin siin samas Vinnis koolis. Ja peale seda, kui vanaema lahkus meie seast, seisis see maja nüüd ikkagi täiesti ka oma pead, ootas mind. Aga müüa nagu ka ei raatsinud. Ma sain aru, et sellel majal ei olegi minu jaoks väärtust, mis oleks piisav, sest sellel majal on minu jaoks emotsionaalne väärtus. 2017. aastal ma pöördusin oma kodupanga poole, et võtta siis laenu selle kodu renoveerimiseks. Esialgne indikatsioon oli küll positiivne, aga kui ikkagi hakati süvenema, siis millegipärast otsustas minu kodupank, et ma ei ole piisavalt usaldusväärne. Aga 2018 võtsin siis uuesti julguse kokku ja pöördusin teiste pankade poole ka. Ja siis ei sobinud ühele pangale asukoht, teisele pangale ei sobinud, et ma seda üksi tahan teha. Aga Coop Pank millegipärast otsustas, et temale sobib täpselt minu taust ja positiivne otsus tuli. Andsid mulle nõu ju kõik, et lükka see maa tasa ja ehita uus ja saab rutem. Aga mina ei saanud seda teha, sest minul on kõik see vana ja hingega oluline. Ja nii ma otsustasingi teha nagu nii puhtaks kui vaja, aga jätta alles nii palju kui võimalik. Ja nii ta siis läks, et 2019 jooksul tegelikult sai maja juba täiesti uue välimuse. Ja muidugi tuli see põrandaküte valada, küttesüsteem, kõik kaabeldused teha, kogu elektri, vesi, kanalisatsioon, mida ju ennem ei olnudki. Ja ka korstna lammutasime maha, pliidi, ahju. Ja ehitasime siis asemele uue korstna ja pliidi soojamüüriga, mis oli ka minu jaoks oluline, et jääks ikkagi alternatiivne kütteviis. Laenu ma taotlesin 2 jaos. Esimese osa ma sain kätte nagu etappide kaupa. Kui olin mingi järgu ära teinud, tuli pangale saata fotod, loetleda tööd, mis on tehtud, mis on vaja veel teha ja niimoodi ma saingi teise etapi raha kätte. Ja sama tuli korrata ka 3. etapi eel, et pildid siis kinnitasid pangale, et ehitus käib, tööd on tehtud, aga lõpuks mul jäi puudu. Ja siis ma pidin juurde küsima ja teise osa sain juba väiksemas summas ja korraga kätte, et siis ma ei pidanud enam tõestama midagi muud, kui et esitama õigel ajal kasutusteatise ja kõik see kokku on kestnudki umbes 1,5 aastat. Mina kindlasti soovitan astuda need sammud oma unistuste suunas. Kui on südamekutse, siis tuleb vägi taha ja tuleb see otsus. Mida ma võib-olla teistmoodi teeksin, et ma oleks võinud juba esimesel korral küsida ka Coopist ikkagi laenu. Eestimaise pangana on Coop Panga missioon toetada ja hoida elu Eestimaal, maal või linnas, vahet ei ole. Ja tegelikult on ka väga rahuldust pakkuv teada, et sa oled kaasa aidanud võib-olla kellegi eluunistuse teostamisele. Ja rääkimata siis sellest, et on elule aidatud hääbumisele mõeldud maja koos oma loo, hõngu, ajaloo ja mälestustega. Kui oled otsustanud sellise väga suure töö nagu vana maja renoveerimine on ette võtta, siis planeeri alustuseks hoolikalt. Räägi läbi spetsialistiga, mis töid sa teha tahad, milliseid ressursse need tööd vajavad, millist ajakava need tööd vajavad. Suuremamahulisi renoveerimisprojekte me finantseerime küll etapiviisiliselt, kuid päris alguses ikkagi analüüsime projekti tervikuna, sest ka meie soov on, et see maja saaks valmis. Ja kui sa tõesti ei tea, millest alustada, et oma unistust teoks teha, siis ma soovitan ühendust võtta panga laenuhalduriga, kes on ehitanud ja renoveerinud rohkem kui 1, 2, 3 maja ja aitab sul kogu projekti rahulikult ja põhjalikult läbi mõelda.